Suurt kolimist tähistas ka maailmakuulus vahakujude muuseum Madame Tussauds, kus paigutati kohvrid ja kuningliku kaardiväe vahakuju prints Harry ja tema abikaasa Megani vahakujude kõrvale. Paarile lähedal seisev isik on öelnud, et Sussexi hertsog ja hertsoginna kolivad oma laste 7-aastase prints Archie ja 5-aastase printsess Lilibetiga, kes lähevad Suurbritannias kooli pikemaks ajaks Californiast Londonist väljapoole. See uudis tähistab pööret paarile, kes pärast 2020. aastal lahkumist kritiseeris mitmeid Briti institutsioone. Harry süüdistas kuninglikku perekonda hooletusse jätmises, tabloidpressi oma elu rikkumises ja valitsust suutmatuses pakkuda talle piisavalt turvalisust, et ta kunagi koju naaseks. Harry ja Meghan ei hakka elama kuninglikus residentsis ja jäävad mittetöötavateks kuningliku perekonna liikmeteks, nagu oli kokku lepitud lahkunud kuninganna Elisabethiga. Briti meedias spekuleeritakse, et paar võib valida oma elukohaks Kesk-Inglismaal paikneva Althorp House piirkonna, mis oli Harry ema printsess Diana lapsepõlvekodu. Kohalikud on potentsiaalsetest uutest naabritest pigem põnevil. So the family are obviously from Althorp, aren't they? So makes sense, doesn't it, I suppose? How would you feel having them as neighbours? Neighbours? Might put the house price up a little bit. Yeah, no worries at all. No drums at all. I can go to lunch with them, can't I? It's a good thing to be back with family. So I think that'd be good. Aasta pärast paari kolimist Ameerika Ühendriikidesse kolis Madame Tussauds Harry ja Megani vahakujud kuninglikust osakonnast Hollywoodi tsooni, öeldes, et muutus peegeldab nende kolimist Frogmore'ist Hollywoodi. Kuningas Charles, kes Briti meediateatel tervitas oma noorima poja ja tema perekonna lähedust, sai kolimisest teada alles 16. augustil.